toon kaks näidet esimese aastast 2018 või 2012 ja teine siis eelmisest aastast, kuidas nad nägid, et mis on nagu kõige keerulisem. Ja nende valimis oli siis esimesel aastal, kui nad tegid, oli kuskil üle 1000 küsitletava ja 89 riiki olid, kui ma õigesti mäletan, 2020. aastal oli 2700 kaugtöö tegijat ja kaugtöö tegijate juhti ja 106 maalt. Ja mida nad siis välja tõid, et 2012 siis, et mis muudab sellise koostöö korraldamise keeruliseks, et kõige keerulisemaks toodi tookord ajatsoonid, et otsuste vastuvõtmine võtab aega, siis erinevad rõhuasetused, kultuurilised erinevused, keelebarjäärid, pühad ja seadusandlused on riigiti erinev ja tehnoloogia. Ja miks see siin kõik 100 kokku ei ole, sellepärast, et sai nimetada mitut. Iga küsitletav sai mitut, see on põhjalikum uuring, ma ei hakka sellest siin pikalt rääkima, aga lihtsalt illustratsiooniks, et mida siis peeti keeruliseks. Ja 2020, et sellise koostöö muudab keeruliseks, siis suhete loomine. 26% nimetas, et see on väga keeruline ja 11%, et keeruline, siis konfliktide lahendamine, väga keeruline 24 ja keeruline 9, rõhuasetused ja mõistmine, sest igal liikmel on ju oma huvid. Iga meeskonna liikmel on paratamatult alati mingisugused oma huvid ka ju juures. Ja nüüd me mingi suund, soov kuhugi poole liikuda, aga see väga keeruline siis 19 ja 6 ja reageerimisvõime muutustele väga keeruline ja keeruline. Et see oli siis möödunud aasta uuringust.